Olete kunagi mõelnud, kuidas me tegelikult otsustame, kas miski on elus või mitte? Esmapilgul tundub ju lihtne, eks ole, aga nagu me kohe näeme, on see piir eluse ja elutu vahel tihtipeale üllatavalt hägune. Nii et pange end valmis, sest me hakkame teie seniseid arusaamu natuke proovile panema. Hea küll, vaatame kohe paari näidet, mis panevad pea tööle. Vasakul on taimed, mida kutsutakse elavateks kivideks ja paremal korallid. Mõlemad näevad välja nagu täiesti tavalised elutud kivid, aga tegelikult on need täis elu. See näitabki, et ainult välimuse järgi ei saa alati otsustada. Nii, alustamegi siis oma uurimistööd. Esimene suur küsimus. Elus või elutu? Mis need tunnused siis ikkagi on, mis eristavad elusolendit, näiteks kivist või veetilgast? Ja see mõistatus ei piirdu sugugi ainult mingite eksootiliste olenditega. Mõelge sellele pisikesele täpile oma toataime lehel. See võib tegelikult olla täiesti elus kilptäi. Ja see suur ja võimas tammepuu, mis seisab aastaid liikumatult paigal, on sama elus kui meie ise. Kuidas me siis vahet teeme? Nüüd jõuamegi lahenduseni. Tuleb välja, et kõigil elusolenditel ehk organismidel on tegelikult terve rida ühiseid tunnuseid. Ütleme nii, et need on nagu universaalsed elureeglid. Kõige esimene ja kõige olulisem reegel on paljunemine. Võime luua enda sarnaseid järglasi. See on lihtsalt eluviis tagada, et ta ei sureks välja. Linnud munevad, nagu siin pildil näha, taimed aga saavad alguse seemnetest ja sõnaelad, need kasutavad hoopis eoseid, mis on nagu imepikesed seemned. Meetodid on küll erinevad, aga põhimõte on ikka sama. Elu peab edasi kestma. Okei, järgmised 2 asja, mida kõik elusolendid teevad, on hingamine ja toitumine. Kõik vajavad energiat ja selleks nad hingavad, võttes hapnikku kas õhust või veest. Aga just toitumine toob esile ühe suurima erinevuse eluslooduses. Taimed on nagu väikesed päikeseenergial töötavad tehased. Nad toodavad oma toidu ise. Loomad aga, sealhulgas meie, peavad energia saamiseks teisi sööma. See on üks kõige fundamentaalsem jaotus elusolendite maailmas. Nüüd, siin on üks asi, millega inimesed tihti eksivad. Kasvamine ja arenemine. Need ei ole üldse sama asi. Kasvamine on lihtne. Sa lihtsalt muutud suuremaks ja raskemaks. Aga arenemine, see on palju sügavam protsess. See on siis, kui organismi kogu struktuur ja eluvorm muutub. See on tõeline transformatsioon. Ja vaadake siia, see illustreerib seda ideaalset, see uskumatu muutus vees elavast sabaga kullesest 4-jalgseks konnaks. Vot see on areng. Või kuidas sellest väikesest viivulisest vahtra seemnest saab lõpuks hiiglaslik puu. Mõlemad on täielikud metamorfoosid, mis näitavad, kui võimas asi areng on. Hästi, meil on nüüd reeglid paigas. Aga mis on see kõige põhilisem asi? See ehituskivi, mis ühendab absoluutselt kõike elavad siin maal? Mis on see kõige olulisem vihje? Ja vastus on rakk. See on elu kõige põhilisem ühik. Kõik, alates taimedest ja loomadest kuni seente ja bakteeriteni, on tehtud rakkudest. Ja teate, see pole lihtsalt mingi teooria. Järgmine kord, kui hammustate küpset õuna, vaadake selle viljaliha lähemalt. Need pisikesed terakesed ongi rakkud, mida te näete täiesti palja silmaga. Niisiis, kõik elus on tehtud rakkudest. Aga see, kuidas need rakud on organiseeritud, jagab elu 2 suurde leeri. On üksikud iseseisvad tegutsejad ja siis on tohutud koostööd tegevad meeskonnad. Nii, siin ongi see suur jaotus. Üherakulised, nagu nimi ütleb, ongi ainult üks ainus rakk. Kujutage ette, terve elu mahub ühte tillukese paketti. Ja siis oleme meie hulkraksed, kes koosnevad miljarditest ja miljarditest rakkudest, mis kõik teevad koostööd nagu ühes suures linnas. Aga et aru saada, kui tillukese üherakuline maailm tegelikult on. Vaadake seda pilti. Siin on kõrvuti pandud mitu üherakulist organismi ja üks ainus inimese juuksekarv. See annab ikka päris hea ettekujutuse, kui palju elu on meie ümber, mida me lihtsalt ei näe. Teeme väikesed uuris selles nähtamatus maailmas. Näiteks amööb, see on üherakuste seas nagu hiiglane, kes roomab ringi, muutes pidevalt oma kuju. Või kingloom, kes kasutab liikumiseks 100 pisikesi ripsmeid. Ja siis muidugi E. coli ehk soolekepike, bakteer, kes elab meie soolestikus ja on meile tegelikult kasulik. Okei, hüppame nüüd tagasi meie hulkraksete maailma. Siin on meil 2 looma, kes on suuruselt üsna erinevad. Hiiglaslik elevant ja väike saarmas. Kuidas nende suurus on rakkudega seotud? Ja siit tuleb nüüd üks päris lahe fakt. Võiks ju arvata, et elevandirakud on lihtsalt palju suuremad kui saarma omad, aga tegelikult see pole nii.
Nende naharakud on põhimõtteliselt sama suured. Point on selles, elevant on suurem, mitte sellepärast, et tal on suuremad rakud, vaid sellepärast, et tal on neid lihtsalt uskumatult palju rohkem. Suurus on rakkude arvu küsimus. Nii, nüüd, kus me teame elu põhireegleid ja ehituskivi, on aeg vaadata, millise uskumatu tulemuse see kõik on andnud. Sukeldume elu suurde mitmekesisusse. Kujutage ette, teadlased on praeguseks kirjeldanud üle 3 miljoni erineva liigi. See on meeletu number ja et sellest kõigest kuidagi sotti saada, jaotatakse elusloodus tavaliselt 4 suurde riiki. Esimesed 2 on meile ilmselt kõige tuttavamad, loomariik. No, siia kuulub kõik alates meist endist kuni kõige pisemate putukateni. Ja siis taimeriik, mis on meie planeedi kopsud. Siia alla käivad nii puud, lilled kui ka vees elavad vetikad. Jah, siis on meil veel seeneriik, täiesti omaette põnev maailm, kuhu kuuluvad nii seened metsas kui ka hallitus meie leival. Ja muidulgi bakterid, see tohutu nähtamatu riik, mis koosnebki nendest miljarditest üherakulistest, kes on tegelikult kõige aluseks. Ja selle mõttega me täna lõpetamegi. Kui nii suur osa elust meie planeedil on meile täiesti nähtamatu, koosnevad vaid ühte ainsast rakust, siis tekib ju küsimus, kui palju on seal väljas veel sellist, mida me pole isegi veel avastanud. See on mõte, mis teeb alandlikuks ja samas on ka uskumatult inspireeriv.